Diktatuuri viimased päevad näivad alati kulgevat ühtemoodi. Paranoias ja illusioonides ekslev diktaator pöördub oma siseringi vastu. Kunagi usaldatud nõunikest saavad vaenlased, kui diktaator püüab iga hinna eest võimust kinni hoida. Vladimir Putin on praegu just sellises diktaatori surmaheitlustes. Venemaa kaitseministeerium on kokku varisemas, kuna Vladimir Putin kõrvaldab kõrgeid ametnikke, et varjata oma läbikukkumiste tegelikku ulatust. Venemaa president teeb omaenda sõjaväega midagi koletut. 26 aastat kestnud režiim laguneb õmblustest lahti. 10. aprillil teatas Moscow Times, et Venemaa endine kaitseministri asetäitja Pavel Popov mõisteti süüdi korruptsioonis ja talle määrati 19-aastane vanglakaristus. Sõjaväekohus mõistis Popovi, kes töötas selles ametis novembrist 2013 kuni juunini 2024 süüdi. Ta arreteeriti osana sellest, mida Venemaa nimetas kogu oma sõjaväe ümberkorraldamiseks. Pettus, võltsimine, ebaseaduslik relva omamine, altkäemaksu võtmine ja võimu kuritarvitamine olid kõik süüdistused, mis Popovile esitati. Murdepunkteks näis olevat Popovi vandenõu paljastamine. Venemaa sõjateemalise Patriot Parki arendamiseks mõeldud vahendite kasutamine omaenda eravalduste jaoks. Võite mõelda, et mis siis? Venemaa vabanes korrumpeerunud ametnikust, neid on seal küllaga. See ei tähenda muud, kui et Putin eemaldas võimult kellegi, kes poleks pidanud seal olema. Nii see kõik pealtnäha paistab, kuid tegelikkus Popovi vangistamise taga on palju segasem. Popov oli endise Venemaa kaitseministri Sergei Shoigu kindel liitlane ning tema vangistamine pole sugugi üksikjuhtum. Viimase paari aasta jooksul on Putin Venemaa kaitseministeeriumis kõvasti puhastustööd teinud, algatades hulga kriminaaluurimisi, mille eesmärk on kõrvaldada sõjaarhitektid, mille Putin Ukraina vastu alustas. Putin on kasutanud Venemaa föderaalset julgeolekuteenistust ehk FSB-d, et sihtida kaitseministeeriumi kõrgeid ametnikke mis tahes süüdistustega, mis tema arvates võivad läbi minna. Seda esitletakse kui võitlust korruptsiooniga, kuid tegelikult on see paranoilise Putini katse kõrvaldada kõik, kes tema arvates võiksid paljastada ta kui katastroofiliselt ebaõnnestunud sõjalise juhi. Kõik algas 12. mail 2024. See on kuupäev, mil Putin otsustas eemaldada Shoigu kaitseministri kohalt. Shoigu pääses Putini kirve alt palju paremini kui need, kes hiljem järgnesid. Temast sai Venemaa julgeolekunõukogu juht, kuid kui endine kaitseminister kõrvale tõrjuti, hävitati ka kõik tema alluvuses töötanud inimesed, sest terve ministeerium lammutati Putini käsul. Järgmine, kes löögi alla sattus, oli Juri Kuznetsov. Vaid 2 päeva pärast Shoigu langemist arreteeriti Juri Kuznetsov, kes oli Venemaa kaitseministeeriumi personali peavalitsuse juht korruptsioonijuhtumis. Süüdistus seekord oli, et tema kodu läbiotsimisel leiti $1 miljon sularaha ja muid väärtasju, mida Venemaa võimud väitsid olevat altkäemaksu, mille Juri Kuznetsov oli saanud ühelt kommertsettevõttelt mingi määratlemata teene eest, ütles uurimiskomitee pressiesindaja Svetlana Petrenko sotsiaalmeedias arreteerimise päeval. See on umbes nii ebamäärane avaldus, kui üldse olla saab. Ja kõrgete ametnike kinnipidamine korruptsioonisüüdistustega sai peagi teoks, mida Vladimir Putin kordas ikka ja jälle, iga kord sihtides kedagi, kes kuulus Sergei Shoigu siseringi. Muide, me ei tea siiani, mis juhtus Kuznetsoviga. Tema vangistamisest pole teada antud. Spekulatsioon endise Shoigu liitlase kohta võib olla palju, kuid ei lähe kaua, enne kui Putini kirves jälle langeb. Seekord langes see Vadim Šimarini kaela, kes oli kaitseministeeriumi sidevalitsuse juhataja. Jällegi näeme tuttavat lugu. Vene võimud väitsid, et Šamarin võttis aastatel 2019–2023 vastu altkäemaksu kokku peaaegu $450,000, mis kõik väidetavalt pärinesid sidevahendeid tootvast tehasest. Väidetavalt viisid need altkäemaksud selleni, et tehas sai suuri riiklikke lepinguid. Seekord viisid Putini kaaslased asja lõpuni. Šamarin sai 2025 aasta aprillis 7-aastase vanglakaristuse. Kuid juba ammu enne, kui ta ahelates minema viidi, hakkasid kaitseministeeriumis kukkuma veelgi rohkem doominokive. Järgmine, kelle pea veeres, oli Dmitri Bulgarkov. Kunagi Venemaa kaitseministri asetäitja olnud Bulgarkov vallandati oma ametikohalt 2022 aasta septembris. Putin hakkas selle konkreetse ministriga juba varakult tegelema, kuid sai oma mehe kätte alles 2024 aasta juulis. Just siis pandi Bulgarkov, kes oli 15 aastat Venemaa sõjalogistikat juhtinud, ametlikult vahi alla. Avaldati veelgi ebamäärasemaid korruptsioonisüüdistusi ja Bulgarkov paigutati Venemaa Lefotovo vanglasse kohtuprotsessi ootama. Sellest ajast peale pole me Bulgarkovist eriti midagi kuulnud.
Bulgarkov vastutas Venemaa logistika eest ajal, mil Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse ning võib oletada, et tema arreteerimine oli pigem karistus selle eest, et Venemaa ei suutnud lõpule viia Putini arvates Ukrainas kiireks ja kergeks võiduks kujunevat sõjalist erioperatsiooni. Aga me lihtsalt ei tea. Nagu Kuznetsovi puhulgi, pole Venemaa Bulgarkovi arreteerimise järel tema saatuse kohta midagi öelnud. Nüüd hakkab pilt selginema. Pärast seda, kui Venemaa sõjaväele ei õnnestunud Ukrainat mõne nädalaga hävitada, nagu Putin algselt lootis, hakkas Venemaa paranoiline juht süüd enda ringkondadest otsima. Miks invasioon ebaõnnestus? Kuidas oli sellest saanud mitmeaastane konflikt? Selle asemel, et vastuseid otsida, nõudis Putin, et need, keda ta pidas läbikukkumise eest vastutavaks, viidaks minema, sageli süüdistatuna korruptsioonis, mille sisu oli parimal juhul ähmane. Kõik need mehed olid kunagi soositud Šoigu liitlased ja neid tuleb veel palju juurde. Järgmine oli Juri Sadovjenko. Sadovjenko oli veel üks Venemaa kaitseministri asetäitjatest, kes vabastati ametist 20. mail 2024, vaid mõni päev pärast seda, kui Šoigu kaitseministeeriumist kõrvale tõsteti. Mõnda aega näis, et sellega Sadovjenko lugu lõppeski. Erinevalt paljudest oma kaasmaalastest teda korruptsioonisüüdistustega ei arreteeritud. Sadovjenko oli justkui pildilt kadunud, kuni 2025 aasta detsembris ilmus uudis endise kaitseministri asetäitja kohta. Sadovjenko oli surnud, väidetavalt südamehaiguse tagajärjel 57-aastaselt. Sadovjenko on olnud Šoigu meeskonnas alates 1994 aastast, paljastab UNN, tõustes koos oma mentori ja juhiga Venemaa valitsuse hierarhias ülespoole. Ta oli Šoigu asetäitjana töötanud 11 aastat oma ametist vabastamise ajaks ning oli saanud isegi Putini tunnustusi, sealhulgas teenete isamaa ees ordeni. Võib olla traagiline lõpp Vene kangelase elule. Või oli see järjekordne juhtum, kus ootamatu Vene surmasündroom tabas taas üht Šoigu liitlast? Sadovjenko suri jõulupühal haiguse tõttu, mille olemasolust ei paistnud keegi teadvat. See oli samuti üllatav ning nagu mitme endise kaitseministeeriumi ametniku puhul, kelle Putin on lasknud arreteerida, pole ka Sadovjenko surma järel temast eriti palju räägitud. Nii palju sellest, mis temaga juhtus, on esialgsete teadete järel saladuselooriga kaetud, et hakkab tunduma liiga suur kokkusattumus, et keegi, kes oli Šoigu nii lähedane liitlane, sureb just siis, kui nii paljud teised endised liitlased arreteeritakse. Kuigi see võib olla spekulatiivne, ei saa me eitada, et tema surm sobitub Putini mustrisse vabaneda võimalikult paljudest ametnikest, kes teenisid tema endise kaitseministri alluvuses. Võib-olla on sellel mingi põhjus. Varsti jõuame selleni, mis see põhjus võib olla. Sadovjenko tagandamise ja Popovi vangistamise vahel on teisedki langenud Putini kirve all. Vladimir Šosterov, kes juhtis kunagi Venemaa kaitseministeeriumi innovatsiooni peadirektoraati, mõisteti 2025 aasta juulis süüdi pettuses ja omastamises ning talle määrati 6-aastane vanglakaristus. Vaid paar nädalat varem sattus vanglasse ka Timur Ivanov, kes oli samuti üks kaitseministri asetäitjatest, võttes ameti üle Sadovjenkolt, kuid vallandati juba 6 aja pärast. Talle määrati 13-aastane vanglakaristus taas altkäemaksu ja omastamise süüdistustega. Teda järgnes nii kaitseministri asetäitja ametikohal kui ka vanglasse Ruslan Sahilov. 2026 aasta 5 märtsil esitati Tsakalovile süüdistus, arva ära, omastamises, koos kena lisasüüdistusega rahapesus. Korduvalt oleme viimase 2 aasta jooksul näinud Venemaa kaitseministeeriumis sama lugu kordumas. Popov on lihtsalt viimane pikkadest Šoigu liitlastest, kes sattus Putini silmis valesse leeri. Vähemalt tema kohta teame, mis temaga juhtus. 2 7 muust ministrist, kelle Putin on kas arreteerinud või kellele ta võib-olla on andnud kiire annuse äkilise Vene surmasündroomi, pole aga mingit uut infot. Mis puudutab selle kõige põhjuseid, siis on 2 võimalikku seletust. Üks neist on korruptsioon, mille olemasolu Putin väidab. Võib väga hästi olla, et Venemaa juht otsustas tekitada nii palju kaost just selles valitsusasutuses, mida tal on vaja hoida võimalikult stabiilsena, kui ta peab sõda Ukraina vastu, sest ta püüab välja juurida ametnikke, kes on Venemaalt varastanud. Kuid võib olla ka teine põhjus ja see põhjus muudab kõike seda, kuidas me neid arreteerimisi vaatame. Enne kui me selleni jõuame, vaatate saadet The Military Show ja meie toome teieni lood pealkirjade taga. Kui soovite rohkem näha, siis kindlasti tellige meie kanal. Alustame korruptsiooni nurgast, millele Putin ja FSB on kõigi nende arreteerimiste puhul keskendunud. John Hardy, kes on Demokraatia Kaitsefondi Venemaa programmi asedirektor sõnul, on põhjus, miks nii paljud Šoigu liitlased on löögi alla sattunud, rohkem seotud teenistuste vahelise rivaalitsemisega kui väidetava korruptsiooniga. Šoigu on kritiseerinud kaitsetööstust sõjaväe ebapiisava varustamise eest, paljastab Hardy ja lisab, kuigi suurem osa vastutusest sissetungi esialgse faasi läbikukkumise eest lasub neil, suutis FSB näiliselt süü mujale suunata.
Nii et see võib kõik olla lihtsalt juhtum, kus üks agentuur lammutab teise enne, kui see teine jõuab teda lammutada. FSB, soovides jääda Putini soosingusse, on võtnud enda peale ülesande vabaneda Venemaa sõjaväe sees olevast korruptsioonist ja juhuslikult olid suurem osa korrumpeerunutest endised kaitseministeeriumi ametnikud, kes olid seotud Sergei Šoiguga. Putini endine kaitseminister jäi allakäikude seerias, mis oleksid võinud olla otse troonide mängust võetud. Putini jaoks oli see kõik väga mugav. Lõppude lõpuks on ta Venemaa president. Kogu Ukraina sissetungi sümbolina hakkas Putin saama kriitikat selle eest, et sõda oli kestnud juba üle 2 aasta, kui ta alustas oma kaitseministeeriumi puhastust. Putin oleks kindlasti olnud vihane selle üle, et sõjaline erioperatsioon ei suutnud Ukrainat vallutada. Aga ta oleks olnud ka väga teadlik sellest, et Venemaal kasvab rahulolematus selle operatsiooni läbikukkumise pärast. Kremli oli selleks ajaks juba sunnitud läbi viima ebapopulaarse osalise mobilisatsiooni ning Vene sõjavägi kannatas tuhandeid kaotusi, mida poleks pidanud kunagi juhtuma. Putini jaoks on see puhastus viis süü teistele veeretada, täpselt nagu FSB suutis teha, kui nad sihtisid kaitseministeeriumi. Nii paljudest kõrgetest ametnikest vabanemine võimaldab Putinil näida, nagu ta võtaks meetmeid Venemaa olukorra parandamiseks Ukrainas. Nii Venemaa kodanike kui ka Vene sõjaväe seas valitsevat pettumust leevendatakse, sest Putin saab näidata näpuga ja öelda, vaadake, ma olen lahti saanud neist, kes on põhjustanud läbikukkumise. Nüüd saab Venemaa edasi marssida võidule. See on populism kõige labasemas vormis, sest Putinil pole midagi selle vastu, et keegi oleks patuoinaks seni, kuni pilgud ei pöördu tema poole. See täiendav hirmukiht, mida selline puhastus Venemaa kõrgetes ametnikes tekitab, on Putini jaoks lihtsalt boonus, sest ta saab anda sõnumi, et igaüks, kes teda alt veab, kõrvaldatakse pildilt, tõenäoliselt fabritseeritud süüdistustega. Samuti ei tohiks märkamata jääda, et korruptsioonisüüdistused, mida Putini patuoinastele esitatakse, on kõik algusest peale lavastatud. Nagu Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskus ehk SIPA märgib, on Putini Venemaa täpselt nagu Nõukogude süsteem, mis ta kasvatas, üles ehitatud süsteemile, mis võimaldab siseringil võimalikult palju raha kõrvale kantida. See on lojaalsustaktika. Putin teeb inimesed rikkaks, et nad teeksid seda, mida ta neilt nõuab. Kogu Venemaa kaitseministeeriumi laiali lammutamine näitab vaid seda, et lojaalsus ei ole vastastikune. Kui Putin otsustab, et sind on vaja eemaldada, olenemata põhjusest, hoolitseb ta selle eest, et sind tabatakse nööri hoidmas, mille ta ise sulle andis. Siis poodakse sind üles ja Putin saab jätkata elu oma moonutatud maailmapildis, kus Venemaa läbikukkumised Ukrainas pole kunagi tema süü. See ongi loogiline seletus. Putin on kasutanud korruptsiooni, mida ta ise soodustab, et suunata oma läbikukkumiste süü teiste inimeste peale. Siiski ei saa me eirata ka fakti, et kaitseministeeriumi puhastus keskendus ametnikele, kes olid endise kaitseministri Šoigu liitlased ning et Šoigu ise on eemaldatud ministeeriumist, mida ta aastaid juhtis. Võib-olla pole see kõik juhuslik. Võib-olla on mingi sügavam põhjus, miks Putin on sihikule võtnud just need ministrid, kes nüüd arreteeritakse või surevad südamepuudulikkuse tõttu. Šoigu, kes oli Putini liitlane nii kaua, ei pruugi enam tema liitlane olla. Ja kõik, mida oleme viimastel aastatel näinud, võib olla Putini viis nõrgestada mehe toetajaskonda, kes võiks tema võimu vaidlustada. On olnud kuulujutte, et Šoigu on alates 2022 aasta juunist otsinud võimalust Putini vastu pöörduda. Just siis viitas endine CIA ohvitser Daniel Hoffman, et Putin võib seista silmitsi ohtudega mõnede oma kõrgete abide poolt, kes olid nii pettunud otsuses Ukrainat rünnata, kui ka pahased selle üle, et sissetungi ebaõnnestumise süü pandi nende õlule. Hoffman ütles, et Putinile lähedasi inimesi oli 3, kes võivad kujutada ohtu. Kremlis julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrashev, föderaalse julgeolekuteenistuse juht Aleksandr Bortnikov ja oota nüüd, Sergei Šoigu. Esimesed 2 meest, keda Hoffman nimetas, on endiselt Putini soosingus, vähemalt praegu. Aga Šoigu on sunnitud oma kaitseministri kohalt taanduma ning ta on pealt vaadanud, kuidas tema asetäitjad ja abilised on ükshaaval kõrvaldatud. Võib-olla oli Hoffmanil õigus. Lõppude lõpuks tõi 10. märts endaga kaasa spekulatsioone, et sel ajal Venemaal nähtud kaos oli kuidagi seotud Šoiguga. Kremli sidemetega Telegrami kanal VCHK OGPU väitis, et märtsi alguses Moskvas toimunud ulatuslikud internetikatkestused ja piirangud polnud sugugi juhuslikud. Need olid seotud mitmete oluliste õiguskaitse- ja sõjaväeasutustega ning juhtusid umbes samal ajal, kui mitmed Šoigu liitlased kinni peeti. Telegrami kanal tsiteeris anonüümset allikat, kes ütles, et katkestuste lõpp langes kokku Ruslan Sakhalovi vahistamisega, kellest me varem rääkisime. Järgmisena pärast Sakhalovit võiks olla ainult Šoigu ise ning tal on endiselt piisavalt mõju nii võimu kõrgemates ešelonides kui ka eriteenistustes ja kaitseministeeriumis, väitis see allikas.
Kogu märtsikuu segadus toimus ka ajal, mil levisid kuulujutud, et Šoigu üritab Venemaa vastu riigipööret korraldada. Pole selge, kas neil kuulujuttudel on midagi konkreetset taga. Mis puudutab Šoigut, siis tal võib praegu veel piisavalt mõjuvõimu olla, et probleemidest eemale hoida, kuid iga Putini poolt antud arreteerimiskäsuga tema mõju väheneb. Aeglaselt, kuid kindlalt langevad kõrvale need, kes toetasid ja järgisid Šoigut tema teekonnal Venemaa kaitseministeeriumis. Varsti jääb Šoigule alles vaid ta ise. Siis saab Šoigu teada, kas Putin on kõrvaldanud tema alluvad selleks, et teda kaitsta, või on ta hoopis eemaldanud aluse, millel Šoigu seisis, valmistudes endise liitlase korruptsiooni tõttu kõrvaldamiseks. Isegi kui kuulujutud Šoigu riigipöördest pole tõendatud, käitub Putin nagu mees, kes usub, et tema kukutamise katse on tulemas. See on see paranoia, millest me video alguses rääkisime. Diktaator, kes on nii kaua enda ümber keerulist korruptsiooni ja valealliansside süsteemi ehitanud, näeb nüüd, kuidas kõik tema loodud laguneb ja see kõik on tema läbikukkumiste tõttu Ukrainas. Kõige suurem iroonia kogu selles loos on see, et Venemaa kaitseministeeriumi puhastus võib avaldada hoopis vastupidist mõju sellele, mida Putin soovib. Venemaa juht tahab tekitada hirmu. Ta tahab, et Venemaa eliit, kes on seal, kus nad on, ainult tänu Putini loale, teaksid, et ta võib nende järele tulla kohe, kui ilmneb vähimgi märk ebalojaalsusest. Aga mida paranoilisemaks Putin muutub, seda rohkem survekatel kuumeneb. Eliit, kes peaks Putinit kartma, hakkab tema vastu hoopis vimma tundma. Pinged kasvavad ja just need vandenõud, mida Putin võib püüda ära hoida, hakkavadki kujunema. Lõppude lõpuks on Šoigu olnud Putini liitlane aastakümneid. Kui tema ja tema inimesed võivad olla sihtmärgiks, pole keegi Putini puhastusi esile kutseva paranoia eest kaitstud. Oleme juba näinud märke, et Putin eelistab mõningaid agentuure teistele. FSB-st on sisuliselt saanud Putini isiklik politseijõud, kui ta lammutab Šoigu kaitseministeeriumi võrgustikku. See tekitab taas ainult rohkem pahameelt ja hirmu. Putin tahab viimast, kuid peab vältima esimest. Ta paneb teised patuoinad ametikohtadele, mille ta sunniviisiliselt vabastab, kuid kõik nad teavad, kuidas nad sinna said ja kõik nad teavad, et üks vale samm võib tähendada nende lõppu. Nad ei pruugi isegi valet sammu teha. Piisab sellest, kui Putinil on vaja kedagi teist oma läbikukkumistes süüdistada, et järjekordne puhastus toimuks. Veebruaris ilmunud artiklis ütleb Sipa, et Putin on muutnud tema poolt toetatud agentuurid agressiivsemaks, samal ajal kui ta lammutab neid agentuure, mis peaksid Ukraina sõda tema kasuks juhtima. See annab ka aimu Putini mõttemaailmast, sest nagu öeldakse, Putin ja tema spioonid lähtuvad väga süngest eeldusest, et kaotatud sõda tooks kaasa riigi, maa ja agentuuride enda kokkuvarisemise. Liigume kiiresti märtsi lõppu ja Putin surub maha mitte ainult ametnikke, vaid kogu Venemaad. Mobiilne internet on päevade kaupa blokeeritud. Putin on kehtestanud Telegramile ulatuslikud piirangud, mille eesmärk on sundida tavalisi venelasi kasutama Kremli heaks kiidetud ja jälgitavaid sotsiaalmeediarakendusi. Putini paranoial pole enam piire. Esmalt oli selleks kaitseministeerium, nüüd on selleks tavalised venelased. Nii et jah, võid ju uskuda Kremli väiteid, et nad võitlevad korruptsiooniga, kuid surev diktaator näeb vaenlasi igal pool. Kui see on tõeline põhjus, miks Putin puhastab Šoigu liitlasi ja korraldab kogu Venemaal repressioone, siis võime näha juhti, kes nõrgestab omaenda armeed lihtsalt selleks, et võita endale aega ja leida uus vabandus, miks Ukraina sissetung ebaõnnestub. Lõpuks ei jää enam ühtegi vabandust järele. Mis Putinist siis saab, jääb veel näha. Võib-olla näeme enne Putini langust veel üht puhastust. Praegu on Kremlis hääli, kes on piisavalt julged, et öelda Putinile, et Venemaa kõikuva positsioon Ukraina sõjas on muutunud kriitiliseks. Putini eitamine püsib tugevana, kuid kui kaua see kestab, kui Ukraina saavutab jätkuvalt võite? Uurime seda küsimust oma videos. Vaata kindlasti, kui tahad rohkem teada saada. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa jääks ilma meie viimastest videotest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!